äratus. Ei pisti varu. Keavad enda. Laske sisse. Ei kuulub siia. Kõik peavad olema väga multifunktsionaalsed, et ongi, et mingi autojuht ei ole ainult autojuht. Lähed ütleme siis mugavustsoonist välja. Kesenek katelak ja hundinuia juurde. Kõige pikem suvi üldse. Ja siis tuli kõige pikem talv. Paneme selle sae käima siis. Ja tere hommikust kõikidele kuulajatele. Te kuulate Sõdurilehe podcasti ja täna oleme jõudnud Tapale. Ja räägime siis esimeses jalaväebrigaadis. Siia koosseisu kuulab selline põnev kompanii nagu luurekompanii. Ja meiega on täna 2 aspiranti, aspirant Timmi ja aspirant Tomiste. Tervist! Tervitus! Aga rääkige siis alguses ära, et kes te olete ja kust te tulete? No mina olen aspirant Timmi, teenin luurekompaniis suvest saadik. Minu eelnev elukogemus tegelikult on startupi maailmas juba 4 aastat teinud siis haridusteemalist IT-startupi. Väike promo sisse. Väike promo, jah. Et 99 Math on nimi, et kui keegi proovid. Ja põhimõtteliselt, jah, 23 aastane olen, seega keskmisest vanem teenistuja siin. Ja hetkel siis, jah, juhin oma rühma luurekompaniis ja mulle väga meeldib. Nii et Luko on selline igavesti 18-19, kui sa mainisid, et... Mitte päris. Selles mõttes, et jah, mind küll kutsutakse vanameheks ja ma täitsa võtan selle tagaside vastu, aga see on, ütleme, selline sõbralik lõõpimine, et siin on selles mõttes 19 aastaid, 20 aastaid, mõni on 24 isegi, minu generatsioonist siis, et jah, igasuguseid on väga toredad inimesed, mul ei ole midagi öelda. Jah, mina olen aspirant Tomiste, siis tulin ka suvel teenistusse, isegi sattusin aspirant Timmiga samasse jakku, kui koos alustasime ja olen ise Tallinnast ja panin otse pärast kooli lõppu, tulin sõjaväkke ja siin ma olen. Ja see oli kohe teil alguses plaan, et tahaks Lukosse minna või kuidas selle valikuga üldse oli? See valik tuli enamasti, ajateenistusse pidi muidugi minema, aga siis ma mõtlesin, et millist väljaõpet või mis kogemust ma tahan saada ja siis kui ma mõtlesin, et mis ma aasta aega teha tahan ja et millist lugusid ma pärast rääkida tahan, siis luurekompaniis tundus, et tulevad kõige sellised huvitavamad ja mahlasemad lood, et seepärast minu valikki siia. Jah, mina teadsin seda juba päris palju ette. Loogika on see, et kui ma siin olen 11 kuud, siis need 11 kuud võiks olla nagu võimalikult ägedad ja võimalikult hea seltskonnaga samamoodi. Luurekompanii, ilmselgelt väljakutsuv ja tegelikult väljakutse ongi see, mis teeb selle asja nagu ägedaks. Et kui sul on, ütleme, selles hetkes on sul nagu raske, siis pärast on seda huvitavam rääkida. Pärast seda on väga huvitav nagu rääkida, et ja koos oma relvavendadega siis mälestada kõiki neid asju, mida me oleme läbi elanud ja on nalja saanud ja on raske olnud ja see ongi nagu selles mõttes nagu ägedaks teinud. Et kõik see, nagu see eeldus, mis mul oli ja see eesmärk, miks ma siia tulin, on nagu täide läinud, võib nii öelda. Aga ma olen kuulnud ka selliseid lugusid, et keegi oli nagu öelnud, et ma tahaks õudselt luurekompaniisse saada, aga mind ei võetud või mingid kohad olid täis, et kuidas siia nagu see tulemine üldse on, et kas sa nagu enne arstliku komisjoni ütled, et ma tahan kindlasti saada Lukosse või siin koha peal kuidagi valitakse või kuidas see asi käib üldse? Ma võin nii palju öelda, et kui sa soovid luurekompaniisse tulla, siis sul võib-olla peaks olema natuke sellist avatud mõtlemist. Ja mõtleks nii palju, et konkurents on kõrge ja võib-olla see on sinu siis enda teha, see lahendus leida, kuidas siia konkurentsi siis mahtuda. On see siis enne arstliku komisjoni, on see siis, kui sa jõuad siis formeerimiskeskusesse. Selles mõttes, et võimalusi on palju,
Kindlasti peab sul ka vedama, noh, olenevalt, millal sa näiteks siia jõuad. Aga minu soovitus on see, et näidake initsiatiivi, et kui siia tõesti tahate tulla. Et siis juba põhimõtteliselt, kui sa juba SPK-sse tuled, et siis juba nagu SPK on sul nende lukokaaslastega? Jah, SPK tehakse siin. Jah. Mitte ei panda mingi tagalaga ühte patta ja siis hiljem vaadatakse, et sul on ühtis ilusad punktid ja teist 3 hea tulemus. Ja. Ei, meil selles mõttes on kõik on nagu iseseisvalt läbi viidud kõik kursused. Aga milline üldse see teie teenistusteekond on siiani välja näinud? Ma näen, et te olete mõlemad aspirandid, aga mis ametikohad veel siin Lukos on? Siin selles kõiki ametikohti on olemas ja kõiki, mis on ka tavaliselt igal pool, igas väeosas on meil siis tavalisi laskeid, on kuulipildureid, teetemehi, autojuhte, jaoelemaid ja nii edasi. Ja siis mingid spetsialiste ka, parameedikuid ja need, kes lähevad samuti, nagu meie aspirandid läksime mingi erakursusele ja on mingi 3 kuud eemal, õpivad siis enda spetsiifikat. Ja jah, võtaks nii ongi. Ja ongi, saab rühmaülemaks, saab minna, mina olen siis rühmaülem, Tomiste on kompaniülem abi. Ja tegelikult järgmine aasta, kui me ei eksi, saab ka snaipriks siin, et see on ka siis tegelikult luurekompanii lehel on see kirjas, et meil vahepeal tehakse snaipreid ka, see on ka kindlasti väga äge. Väga siuke populaarne eriala ka tõenäoliselt. Ja ilmselgelt väga suure konkurentsiga, aga tegelikult ka, ütleme, luurejagu saab teha nagu väga, väga ägedaid asju iseseisva üksusena ja hästi välja õpetatud meestega. Nii autojuhid ja olemad, parameedikud, kõik. Aga mingit siukest spetsiifilist ametikohta veel nagu snaiper, mis ta näiteks ainult Lukos saab, teil veel on? Otseselt nii vist ei ole. Aga jah, et kuna jääb meil see valik siia või see tahtmine tavaliselt on päris suur luurekompaniisse, siis me saamegi siia siuksed väga toredad ja tegusad inimesed, kellega on väga tore teenistust veeta ja sealt tulevad ka need, võetakse siis erialatüüpidest või snaipritest võetaksegi siis kõige justkui paremad, et saaks kõige efektiivsemalt seda läbida. Aga ma ütleks nii palju, et ütleme rollide mõttes, kui me nüüd vaatame sellist tavalist jalaväge, ütleme siis näiteks jalaväekompaniid või jalaväerühma, siis ametikohad tegelikult väga ei muutu. Meid on lihtsalt vähem, teeme nagu väiksema üksusena nagu asju, aga nagu Tomiste mainis, meil on teetemehed, kuulipildurid, meil on jaolemad. Kõik need tavalised ametikohad on ka täidetud. Parameedikud, rühmaelemad. Et siin nagu sellist väga suurt erisust ei ole. Me siis teeme ülesanne on teine ja siis on nagu Timmiga ütles, me oleme väiksema koosseisuga käime metsas. Aga siis teil olete käinud väiksema koosseisuga metsas või teil on mõned õppused, kus on kaasas ka mõni tavaline jalaväeüksus ja tagala ja sellised asjad? Või see on käinud Kevadtormi muusika? Suurtematel õppustel on ikka, kui on võimalus, siis me ikka teeme koostööd ja anname teistele siis üksustele ka infot, aga kui seda ei ole, siis me teeme seda omivõi. Need olenebki õppuse nagu eesmärgist, et kui eesmärk on see, et sa harjutad üksuste vahelisi koostöid, siis jah, selles mõttes see, mis me põllul teeme, me oleme nagu täiesti omaette, aga nagu see eesmärk, mis me täidame on ikkagi, kas on siis brigaadi eesmärk või on see pataljoni eesmärk, anda neile näiteks mingi, ma ei tea, infot vastase kohta, anda mingi eelhoiatus, teha võib-olla vastase tagalas natuke pulli, võib nii öelda. Mis see siis natuke pulli on? Natuke kahju neile, ütleme siis. Varastate väliköögid kulbid ära? Natuke segadus. Selles mõttes nagu ikkagi, ütleme, täidame sõjalisi eesmärke. Et selles mõttes me ikkagi oleme nagu ka nagu osa sellest suuremast pildist, meie lihtsalt täidame kõige rohkem seda nagu find, ehk siis nagu leidma funktsiooni. Ja selle infoga siis, kas pataljon või brigaad teeb oma manöövreid näiteks. Aga kui ma ise alguses tegin natuke eeltööd selleks saataks, uurisin veidike luurekompanii kohta nii palju, kui netis saadaval on, siis oli mainitud, et teenistus on nagu tavapärasest raskem ja kui sa kahtled, siis vali mõni teine üksus. Et kui te praegu mõtlete, et
kas ja kuidas te üldse selleks nagu ette valmistusite? Või kas te tunnete, et see teenistus on tõepoolest nii ülimalt raske, et kui keegi kahtleb, et siis vali, ma ei tea, mõni teine siis väeosa? Aga otseselt kõige kergem väeosa, kuhu tulla ei ole et otseselt mingit ettevalmistust ma ise selle siia teenistuse tulemiseks ei teinud, aga ka siuke sportlik eluviis muidugi on siin väga oluline, et saaksid hakkama kas või esimestel nädalatel, kus kohe hakkab see trall pihta ja SPK ajal kohe, kui sa saad selle raske Rev 5 endale selga, siis ja sul ei ole üldse trenni teinud, siis läheb väga kiiresti ja hakkab pilt ära häguseks minema. Jah, et ettevalmistuse mõttes see koormus on nagu üks on nagu see füüsiline koormus, see, et sa valmistad need füüsiliselt ette, teed crossfiti, käid jooksmas, mis iganes, eks ju, aga teine väga tähtis osa ongi see, ütleme, vaimne osa, see vaimne ettevalmistus, et kui palju sa oled harjunud sellega, et sa lähed, ütleme, siis mugavustsoonist välja, sest sa võid olla füüsiliselt väga pädev, aga kui sa, ütleme, sellist ebameeldivust, ebamugavust nagu ei suuda kannatada, siis sa ei pea vastu. Et see peab olema nagu balanss füüsilisest ja vaimsest, ütleme, võimekusest. Et kui sa oled varem sporti teinud, võib-olla mingi treeneri all olnud, kes ka siin nagu täiega nii-öelda nagu pushib või ma ei tea, mis iganes elualal see võib olla. See on kindlasti kasulik. Et siis sa nagu vähemalt natukene oled nagu vaimselt selleks valmis, aga kindlasti eks kaitseväes on see, ütleme, kultuur natuke teine ja tegelikult selles mõttes sellega harjub ära, eks alguses ongi ebameeldiv või parandan ebamugav, aga tegelikult on nagu SPK on üldse ju siuke, et sa tuled nagu tsiviilmaailmast täiesti totaalselt mingisse muusse kohta ja kõik on täisiti. Jah, täpselt. See ongi võõras keskkond, siis sa pead seda stressid algust endal hoidma, sest meil on olnud ka siin väga, väga tugevaid ja väga selliseid jõusaali mehi, et kes ei ole siin ise ka vastu pidanud, isegi, et nad on suutnud seda kõike ülesandeid teha. No mis on näiteks teil üldse olnud kõige sellisemad vaimselt just keerulisemad olukorrad, et kus on nagu olnudki ilgelt mingit tahtejõudu vaja või enesekontrolli või sellist asja? See kõige rohkem tuleb välja selline unetuse ja selline vähese söögiga, et kui ongi mingi ülesanne, mis ongi, et sul on kiire kogu aeg, sul on vaja midagi teha, et sul ei ole võimalik selline mugavat eluviisi elada, siis seal sa peadki ennast pushima, et saaks järele hoida. Jah, et meil on selles mõttes on olnud mingisuguseid faase, kus me teemegi ainult nagu Rev 5-ga põhimõtteliselt, teeme nagu luuret. Distantsid on pikad, und, väga vähe. Ütleme jah, vahel on, vahel ei ole, eks ju. Sööme siis, kui aeg on, aega tavaliselt väga ei ole. Aga selles mõttes on nagu okei. Et ühesõnaga, ma arvan, et ütleme sellised lihtsalt pikad operatsioonid on nagu väsitavad. Ja ongi see, et see füüsiline osa hakkab nagu ka sellist nagu mõju avaldama, aga jällegi on see, et ma ütleks, et mingi hetk sa harjud ära sellega, et on raske ja siis sa juba peas oskad mõelda, et ma olen selles ebamugavas olukorras nii palju juba olnud, ma tean, et nagu ma lihtsalt lähen edasi. Teed oma asja ära. Teed oma asja ära ja pärast mõtled, et tegelikult ei olnudki nii hull. Hiljem lähed duši alla ja siis on juba mõnus ja sööd kõhu täis. Ma ütleks isegi, et pärast on selline väga hea tunne, et sul on enda sees, et sa tegid selle ära, sa suutsid enda mingi piirist ületada ja et tõstab justkui enesekindlust ja vastupidavust ja kõike. Täpselt, et ongi see, et kui sa nagu ajateenistuse alguses, see lähebki nagu järk-järgult läheb raskemaks, eks ju, ajateenistuse alguses esimene Rev 5 rännak, püha Jeesus, kui raske see oli mingi 5 kilomeetrit. Ja mis tegelikult ei ole mitte midagi, nagu arvestades, me praegu lõpuks oleme teinud. Mitte midagi, on ju. Et alguses ongi raske ja siis järk-järgult sa hakkad nagu selle karjuma ja lõpuks Rev 5 on nagu osa sinust. Ja ma ise mäletan ka, mul oli ka SPK-s kõige raskem rännak oligi see esimesed kilomeetrid Rev 5-ga, mingi ilm oli ka ülipala, mingi 30 kraadi väljas sa higistad. Kõik on nii raske ja kõik on nii paha, aga praegu mõtlen, ega tegelikult see Rev 5, mida? Paned selga, võib kõndida küll. Absoluutselt. Meie SPK oli äge ka muidugi see 30 kraadi on see kõige pikem suvi üldse. Ja siis tuli kõige pikem talv. Jah. Ja kõige kindlasti ka kõige kuumem suvi ja kõige külmem talv. Ja. Aga selles mõttes hea, et väljaõppe mõttes saime igasuguseid erinevaid ekstreemsusi. Saame kõik olukord läbi käia. Ja täpselt, et nüüd me nagu
selles mõttes oskame käituda. Et kui meil nüüd 15 kraadi on, siis on täielik mõnus, täiesti mõnus on. Ma isegi ütleks plusskraadidega, siis on kohe nagu, et täiesti elatav metsas. Jaa. Nii et raske õppusel ja kerge lahingus loodetavasti. Jah, täpselt nii. Aga liigume siis järgmise teema juurde ja küsimegi, et milline üldse näeb nagu igapäevane teenistus Lukos välja, et kui palju te olete nagu kasarmus, kui palju metsas ja milline see teie igapäevane elu välja näeb? See oleneb nüüd ajaperioodist ka, sest nagu algus SPK ajal, NAK-i ajal ja mis nooremal kursuse ajal ja siis praegu on nagu hoopis teine maailm. Praegu meie päevad enamasti teeme väljaõpet, käime erinevaid uusi olukordi läbi, käime siis tiimirühm käib maastikul luureoperatsioone pigem tegemas ja minu siis rühm käime rohkem metsas, et olla see sidevahend erinevate rühmade vahel, et infot tuleks mulle. Aga SPK ajal, NAK-i ajal see oli hoopis teine teema, kõik ei olnud ametikohta määratud, oligi, et kõik on ühes rühmas ja kõik teevad samu ülesandeid ja siis meil on üks tegevrühma ülem. Et põhimõtteliselt nagu suures pildis on see, et päevad on suhteliselt intensiivsed, sellepärast, et kuna meil on väiksem üksus, siis üks, võitleja peab tegelikult oskama natuke rohkem, kuna ta võib olla nagu mitme rolli eest ja ta peab oskama seda väga hästi, sest muidu me ei jää ellu selles mõttes. Kuid, meil on ka 11 kuud, eks ju. Ehk siis tihtipeale, kas me oleme metsas meil on kogu aeg niisugune tegevus. Kui me oleme kasarmus, siis tavaliselt kasarmus näiteks läheb ka nagu õhtul suht nagu pikalt nagu sellest välja, aga jällegi sellest tuleb ka see väljaõppe tase. Ja kõik peavad olema väga multifunktsionaalsed, et ongi, et mingi autojuht ei ole ainult autojuht, vaid peab oskama ka vajadusel, et kui ma ei tea, TT-mees ei saa TT-d kasutada, et ta peab ise seda TT-d hakkama kasutama või... Ehk siis keerab rooli ja teeb pauku samal ajal. Või paneb MG laulma või mis iganes seal teha saab, või siis tuleb luurele nagu. Et see on nagu see väikeüksuse värk, et ja lõpuks, kui selle siin teenistuse ja Lukos ära läbi, siis saad kindlasti väga palju igast ametikohast saad mingeid teadmisi ja kogemusi. Ja kindlasti ka palju füüsiliselt tugevam ja vaimselt ka arenenum. Ja mets hakkab palju rohkem meeldima. Või sa harjud ära metsaga. Päris kiiresti harjub isegi, jah. Ja, et NAK-i ajal hakkad seal rohkem käima, siis lõpuks oli juba täitsa kodune tunne. Milline üldse näeb välja Luko nagu see NAK, et nagu see just erialakursus? Erialakursus, ehk siis meil ta väga otseselt nagu, meil see Naabeka ja NAEK väga nagu erinevad väga ei olnud, oli nagu suur selline NAK-i kursus. Põhimõtteliselt, mis me seal teeme, õpid, ilmselgelt õpid ülemaks, nagu iga NAK, eks ju. Et tulevadki jaoülemad, meeskonna ülemad. See on niisugune balanss klassitunnide ja metsa vahel, et ongi nagu klassitunnis räägitakse, kuidas juhtida, millised on nagu väärtused, millised peaksid olema juhina ja siis, kui me metsas käime, siis me vaatame, õpimegi justkui praktiliselt läbi ja mitte ainult seda, mis me klassis ka õppisime, vaid ongi siis erinevad inimesed jaost määratakse, siis kas tolleks päevaks, tolleks ülesandeks määratakse siis jaoülemaks, meeskonna ülemaks ja siis me teemegi need kõik läbi ja tihti ka iseseisvalt niimoodi, et meil ei ole kogu aeg keegi selja taga vaatamas. Ehk siis mingil määral on siiski seda nagu luurenakki ka? Ja, selles mõttes küll, et me teeme seda nagu ülemavärki, õpime ülemateks, käsku, teeme nagu väga palju, sest ongi see üks jagu on nagu eraldiseisev, ta on nagu iseseisev üksus ja jaoülem, meeskonna ülem peab nagu seda käsku väga hästi, sellest väga hästi aru saama, väga hästi oskame selle peale mõelda, analüüsida maastiku vastast. Et suudaks ise maastikul ise head otsused teha, sest tal ei ole alati see, et ta kusagile koondub kokku mingite teiste ülematega või enda kõrgem ülemaga ja siis saab seal nagu arutada, vaid see ongi see, et saab maastikul või siis side saab endale mingi ülesande või fraago ja siis sealt peab ise edasi panema. Ehk siis sellist nagu iseseisvust õpetatakse väga palju ja muidugi ilmselgelt ka seda luurevärki. Et NAK-is nüüd lähebki rohkem sellise luure peale, kõik erinevad, ja liigub selle üksikvõitleja pealt rohkem sellise luurevõitleja peale. Jah, ongi sellised erinevad luureliigid, igasugused operatsioonid, hakkadki põhimõtteliselt operatsioone läbi tegema. Ja siis seal lõpus siis selgub, kes
kes on jaoülem, kes on meeskonnaülem, igasugused erinevad rollid põhimõtteliselt. Ja siis pannakse allüksuses kõik rühmad kokku. Aga kui te mainisite, et teil on nagu hästi siuke tihe väljaõppe ja sagel lähevad õhtud ka pikaks, siis kui sagelid üldse väljalal saate käia? Väljalubad on nagu okei selles mõttes, et meil on nagu see filosoofia, et kui me nädala sees nagu pingutame, siis nädal lõpus saab välja. Meid ei ole nagu põhjus siin sees hoida, et see väljalubad on nagu okei selles mõttes. Ja, et ei ole mingit, alati jah, kui võimalus on välja loele ja oleme justkui selle välja teeninud, siis alati saadetakse, et ei ole mingit sükest olukorda, et ei saa, sest me ütlesime nii. Jah, täpselt. Aga teil on ka natuke teistsugusemad see embleemi kandmise kord, et ma olen näinud mõnda isikut, kellel ongi ainult see esimese brigaadi vinkel, aga teil on praegu ka see hundi pea peal, et mis teie embleemi lugu on? No ütleme nii, et see embleem on selline asi, mille sa teenid välja ühe küllaltki raske harjutusega ja see põhimõtteliselt siis antaksegi selle harjutuse lõpus, et need, kes on selle teeninud, nemad siis võivad seda, neil on see embleem olemas, nemad saavad seda kanda ja muidugi kanname seda nagu uhkusega selles mõttes. Aga ma olen kuulnud, et mingi ametliku korra järgi seda nagu väljas ei tohi kanda, et see on siuke pigem nagu metsaembleem. No jah, ütleme nii, et hetkese seisuga meil lubatakse seda linnakust kanda, aga pigem linnakust väljas ei tohi, et ta on selline pooleldi ametlik, pooleldi mitteametlik embleem. Teate ka miks või lihtsalt ei ole paberimajandused nii kaugele jõudnud? Ei oska öelda ausalt öeldes. Ei oska öelda. Eks see mingisugune juriidika seal taga on. Aga... Nagu ikka paberid. Jah, et meie kanname uhkusega ja kui enam ei tohi, siis ei tohi, aga metsas ikka kanname. Just. Aga milliste, räägime siis varustuse, et te kasutate rahesid? Millised relvad teil veel teenistusrelvadeks on? No nagu me need ametikohad välja teenises on TT-mees ja KP-mees ja siis nad ongi need, kes meil seda tugevamat tuletoetust annavad siis suurtemate masinate vastu. Aga muidu mobiilsuse mõttes ongi meil enamasti ainult rahed kaasas, et meestel ei oleks nagu maastikul liikudes liiga palju raskust, mis neid justkui aeglustab. Ja muidugi võib ka mainida meie häid sõpru suurtükiväest 155 millimeetrise kaudtulega siis põhimõtteliselt, et see on ka üks väga, väga suur asi, kuidas meie nagu kahju teeme, et seal luurel võib-olla rahedega me ei tee midagi, aga võtame kaudtule ja siis lähme natuke vaatame, kuidas 155 millimeetrit sinna peale sajab ja see on nagu kahurile silmad. Jah, et see on võib-olla veidike selline suurem mõju. Aga mis nende snaipritel on siis ka mingisugused omad relvad, eks ju? Ikka jah. Neil on ikka snaipripüssid, jah. Kui me enne vaatasime seda varustust ka veidike, siis teil olid hoopis, ütleme, kui ma olen näinud mingisugustest teistest üksustest inimesi, siis teil on ka täiesti teistsugused need nii-öelda REV3 või lahinguvarustus. Et need siin on jagatud ainult Lukole või mõni teine kasutab ka veel seda väga uut killokat ja seda Chestriigi nii-öelda? Ma teiste kohta praegu oska öelda, aga põhjus, miks me need saime, ongi see, et need rakmed on rohkem allpool, et nad hoiavad siin ülakeha, hoiavad vabana, et meil oleks siis kätega saaks rohkem liikleda ja oleks mobiilsem, et oleks endal mugavam, kiirem ja efektiivsem asju teha. Praeguse info järgi jah, Chestriigid peaks olema ainult Lukol ja Chestriig ongi, ütleme, selline tavaliselt ongi selline luurevärk, et on selline hea kerge, suhteliselt minimalistlik, et meil ongi just see kuskilt, ma ei tea, võsast läbi lähed, et sul oleks võimalikult nagu selline kompaktne ja mobiilne. Et jah, meil on vesti asju on ka selles mõttes, et jah, ma ei tea, kuidas nagu teistel üksustel praegu on. Aga minu teada peaksid kõigile tulema mingisugune uuendatud lahinguvarustus, aga tõenäoliselt mitte Chestriigid, seda ma ei tea. Aga kas te teate, kas teil on veel mingeid selliseid varustuselemente, mida võib-olla mõnel teisel üksusel kõikidele jagata? Mingi kindlasti me peame suutma paremini orienteeruda ja me peame suutma siis paremini vastata märkama, eks meil on paremad orienteerumis- ja vaatlusvahendid, ma ütleks. Et näiteks, mis ma saan välja tuua, on see, et meil on termovõimekus olemas. Jah, termovõimekus, vaatlusvahendid,
Toredad sõidukid on meil, mida kasutada, mis annab meile väga palju mobiilsust juurde. Mis on veel võib olla? Rohkem vist väga ei olegi. Sest erilist nii väga ei ole, siis võib-olla ongi see, et meil on sõiduprillid on meil keekaga sõitmiseks. Ja siis põhimõtteliselt nagu lumelaua omada. Jah. Ja siis muidugi kõige tähtsam, mis ÖVS saame pimedas näha, et kuna meie liikumine toimubki suures osas pimedas, et päevavalges meil pole mõtet siin liikuda, me anname ennast liiga kergeks ära, siis ongi see, et öössel me kogu aeg see silm ÖVS-iga kaetud ja siis näeme liikuda. Ja ÖVS-id siis jagatakse kõikidele välja? Siis jaa. Aga kui te mainisite neid lahtiseid GD-sid, et siis teil ongi põhimõtteliselt ainult keekad või teil on veel mingeid masinaid? Meil on ka siis tagalatoetuseks, just siis minu rühmas on ka suuremaid masinaid, millega saaks siis mingit täiendusülesandeid teha. Jah, on erinevaid suuremaid masinaid on veel. Aga näiteks väga paljud, mitmed mootorratturid on öelnud, et mootorrattaga sõita on selline hästi vabastav ja mingi tuul vihiseb kõrvus, et mis tunne on sõita nagu täiesti lahtise keekaga, millel ei ole ei katust ega isegi mitte tuuleklaasi? Külm. Aga selles mõttes, taktikalises mõttes ta kindlasti on parem kui kinnine, sellepärast et sinu olukorra teadlikkus on palju parem. Ja ütleme, igasugune kontaktile reageerimine, palju lihtsam, eriti kui sul seal kuulipildur ees on. Saab kohe valangu ette panna ja siis see ka, et kui sul see klaas ees, siis päikselise ilmaga see nii kergesti peegeldab sinu kui asukoha välja, et kui see on kinni, siis sul on kohe vairatus ka parem. Ja suvel on kindlasti väga mõnus. Suvel, jah. Ja, jahutav. Ja lihtne ka välja hüpata masinast, et ei pea hakkama kuskilt mingi ustega mähkima, et... Ja. See ongi, suures pildis ongi nagu see, ütleme, manööverdamisvõimekus on palju parem ja ongi, kui ala kuskilt kontakt tuleb, sa saad MG laulma panna, vajaduse sa saad rahega mõjutada, eks ju. Ja siis, välja hüpata, mis iganes trikke seal teha selles mõttes. Et ei pea tõesti nagu ustega väga jändama. See MG laulma panna on nii mõnus siuke väljend, see on mingi teie oma väljend vist, jah? Ma ei tea, jah, viimasel ajal on hakanud kasutama. Et MG-d laulavad? MG-d laulavad, jah. Aga teie küll autojuhid ei ole, aga kas Luko autojuhil on ka mingisuguseid erilisi oskuseid, mida ta peaks omama või mis on tal teisiti võib-olla kui teistel autojuhtidele? No nii palju võib öelda, et nagu meie autojuhid oskavad väga hästi sõita maastikul, sest suur osa nende autojuhikursust ongi see, kuidas me metsa vahel puude vahel manööverdada, liikuda, kuidas üldse kas või keegi teise abil, et kuidas teine sind nagu juhendab nagu seal vahel, kuna sa ei saa kõike näha. Ja siis kindlasti ka suur osa ongi see, et peavad oskama ka pimedas sõita. Ehk siis öösõite on päris palju rohkem võib-olla kui teistel autojuhtidel? Jah, tuled täiesti kinni ÖVS sisse. Ja ongi see maastikul sõitmine. Jumal, mis kohtades me vahepeal oleme selles mõttes. Ja seal ongi see, et nagu, kui sa oled, ütleme, omapäi ja sa jääd kuskile kinni, siis nagu sul peab olema väga hea autojuht, nagu, kes suudab kas või selle auto siis välja tõmmata või üldse mitte sinna kinni jääda. Sest põrutab otsa läbi pori. Me ei saa nagu sinna väga kedagi kutsuda selles mõttes. Mis kindlasti autojuhid saavad, oskavad siin meil väga hästi maastikul lugeda, just kui vaatavad, mis neil ees on, et kas mu auto sõidab sealt läbi või ei sõida ja siis see hinnang on kohe neil kõvasti ette. Jah, et väga, väga suur vastutus on meie autojuhtidel ja selles mõttes neid siin õpetatakse päris hästi välja. Ja siis, kui muidu öeldakse, et ajek on selline pigem lihtsam ja chillime ja rohkem sellist passimist, siis Luko ajek ei passi. Ei. Sõidavad tohutult ja õpivad. Kui ma vaatasin seda autot, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et kui te panete sinna näiteks ala mingid Rev5 ja veel mingit lisavarustust peale, siis kuidas te selle üldse niimoodi kinnitate, et see nagu sealt minema ei lendaks? Ma ei tea, otseselt ei kinnitagi, ta tegelikult püsib seal päris hästi. See varustus ei ole nii kerge, et sealt ära lendaks. Jah, et see ei ole nagu eriti nagu probleem olnud. Lihtsalt ma ise olen ka pidanud 4 inimese varustuse panema GD250-sse. Ja see oligi see, et sa nagu stackid selle tagumisse selle pagasniku täiesti. Ja siis mõtlesin, et issand, kui seda nagu katust siin ümber ei oleks, siis kõik lendaksid laiali siit. Eks see ongi, natuke seda pakkimist ka õpetatakse, et täpselt kuidas ja asjad on nagu õiges järjekorras. Aga ei, sellega nagu mingit probleemi otseselt ei ole olnud, et saame ilusti hakkama. Aga
lähme siis vaatame ka neid asju, millest me parajasti rääkisime. Tere! Tutvustame teile varustust ja tehnikat, millega siis me tavaliselt laagrites ja õppustel käime. Ühe auto meeskonnas on meid 3, autojuht, jaoülem ja siin autos on ka tankitõrjur. Enamasti sõidamegi lahtise GT 250-ga, sest siis oleme olukorrast rohkem teadlikud ja saame kontaktile kiiremini reageerida. Samuti on ka auto vähem märgatavam. Sellele aitavad kaasa ka kokku klapitud peeglid, alla keritud aknad ja maha tõstetud esiklaas, et peegeldustega me oma asukohta ei reedaks. Lisaks on auto kaetud kamoribadega. Miks kasutame GT 250 on ka sellepärast, et sellel on päris hea maastiku läbitavus, ehkki see oleneb ka autojuhi oskusest. Sellega juba naljalt kinni ei jää. Sellel keekal on seepärast ka tavalisest teistsugused ja laiemad rehvid. Autost veel. Sellel on ees vintsimehhanism, millega saame ennast vajadusel ise välja tõmmata, juhul kui peaksime kuhugile kinni jääma, kuna recovery meieni ei jõua ja peame ise olema võimekad. Auto seestpoolt on nagu GT 250 ikka, kes vähegi Kaitseväe või Kaitseliiduga kokku on puutunud, on see neile kindlasti tuttav. Kuna väga palju luurekompanii tegevuses toimub öösel, siis on meile väljastatud öövaatlusseadmed. Need on meil kõigil, mitte ainult meeskonnaülemal ja autojuhil. Kasutame siis neid ka autoga sõites, kui on vaja ülesannet täita, nii et pole võimalik kasutada ei tavalisi tulesid ega lahingutulesid. Nii et pimeduses me kindlasti hätta ei jää. Luurekompanii relvad on R20 rahed, nagu teistelgi üksustel. Muidu lahinguvarustus on veidi teistsugune. Varasemalt kasutasime killuvesti koos lahinguvestiga, aga nüüd oleme saanud omale kaasaegsed chest-rigid, millega on lihtsam liikuda ja mis võtavad üldiselt vähem ruumi. Mis on kasulik, siis näiteks võsas või muudes kitsastes kohtades liikumiseks ja ronimiseks. Samuti see ei hüppa ega loksu joostes. Vesti küljes on siis erinevad taskud. On salvetaskud, admin- ja meditsiinitaskud, joogipudeli tasku ja erivarustuse tasku. Sinna saab panna näiteks öövaatlusseadme ja muu vajaliku. Ja siis on meil ka drop-pouchid tühjadele salvedele. Neid väljastatakse muudest üksustest ka näiteks tankitõrjujatele. Eraldi on siis ka granaaditasku kõige kättesaadavamas kohas, et vajadusel saaks kohe granaati kasutada. Tegelikult saame ise taskuid vestile põimida, nii et oleks mugav tegutseda. Ja loomulikult need ei pea kõigil sama paigutusega olema. Killuvest on ka pisut teistsugune. Sellel ei ole mollet ega ka näiteks õlaplaate. See on ka õhem ja kergem, et võimaldaks kehal rohkem liikuda. Rääkides raskerelvadest on meil hetkel siin tankitõrjerelv Carl Gustav M4. See on kergem kui muud tankitõrjerelvad, kaalub umbes 8 kilo. Sellel on ka punatäpp sihik ja saab lasta ka öövaatlusseadmega. Siia peale saab kinnitada ka isejuhitavaid rakette ja arvutit, millega neid juhtida. Neid meil küll praegu ei ole, aga võimalus ja võimekus kasutada on olemas. Et siis tõmbasime sae uuesti käima. Oleme taas siin laua taga, ajame juttu. Ja räägimegi siis täpsemalt nendest teie metsalaagritest. Ja enne seda salvestust rääkisime, et võiks teha nagu telgiahju ASMR-i sõdurilehe uueks aprillikuu naljaks. Ja siis teie ütles, et meie tegelikult isegi väga ei tea, mis asi see on. Et kas te olete kunagi ahjuvalves olnud? Jah, paar korda on tulnud. Ütleme nii, et meil tuli võib-olla mingi paar ööd oleme olnud ahjus. 2 laagris oleme olnud, olgi laskelaagrites. Tavaliselt tulevad meile telgid ja kõik muu aeg oleme enda mõnusa pibi all. Et see ongi selline lahti käiv mantel ja paneme selle all. Ja, piibid jäävad kõik, kes vähegi SPK-s on käinud. Jaa, muidugi. Et mingi hetk harjud ära ja õpid erinevad tehnikaid, kuidas nagu -15-ga ka pivi all magada või -25-ga.
aga ma võin nii palju öelda, et ärkamine on palju lihtsam, sest kui sa magamiskoti lahti tõmbad, siis see külm nagu ajab kohe see üles lihtsalt. Ja ongi see, et kiiresti saaks riided selga ja liikuma. Hommik on kohe ilusti alustatud ja hommik võimlemine. Põhimõtteliselt tulebki, kui saad sealt välja, siis kohe kükid, et saad soe sisse. Et jah, ütleme admin korras me vahepeal tõesti oleme telgis, aga tegelikult nagu suhteliselt vähe. Ja pigem erand. Jah, täpselt. Mäletan, kui ma ise käisin enda laskelaagris, siis meil olid ka üldiselt magati telgis, aga siis oli just see mingi märtsi alguse kõige külmem öö. Ehk siis oligi väljas, me olime Nursipalus, oli mingi -20 kraadi oli ära ja siis vaatasime ka, käisin öösel korraks vetsus, vaatasin ka, et keegi hullud on isegi ei maganud pibi ja olid lihtsalt pannud magamiskoti lumehange ja siis seal oma tuidu teinud. Ja, tehtav selles mõttes. Ja kindlasti on. Varustus on hea, jah. Aga millised metsalaagrid teil on, et mis on seal põnevat juhtunud ja nagu mainisite, et sellised kogemused, mis jäävad nagu kauaks meelde? Mõtlen, palju siin rääkida saab, selles mõttes, et tavaliselt, mis me teeme, on see, et meil ongi nagu, ütleme, laagri algusest laagri lõpuni on mingisugune nagu operatsioon. Ja siis operatsioonis on nagu erinevad mingisugused eesmärgid ka, et mine ala luure seal, mine luure seal ja siis meie nagu need ülemad nii-öelda iga päev näiteks muutuvad ja siis instruktorid käivad kaasas ja annavad nagu tagasisidet. See oli nüüd Nokia eest? Jaa, Nokia eest. Praegu me juba anname need ülesanded kätte ja siis jaod lähevad välja. Praegu jah, allüksuse kursusel me teeme nagu seda nagu päris värki juba. Et meil on rollid on olemas. Ülesandeid on nagu väga erinevaid. Ongi, et kus me luurame. Luurame, otsime, vaatame. Kõik tuleb läbi sealt. Et põhiliselt jah, teeme nagu operatsioone. Kindlasti õpib ka, õpibki väga palju seal ellu jääma ka, et kuidas jäädagi siis -19 oli kõige hullem, mis mina olen saanud metsas käia. Et kuidas siukse ilmaga seal ellu jääda, tegevväelas kõik annavad mingid nippe ja kuidas nemad on seda sellega käsitlenud ja hakkama saanud ja siis kõik mingid väiksem asja ka, kust leida vett, kust mingid toitu talvel väga nii mitte, aga kust leida vahendid, et ellu jääda. Aga kui sa mainisid, et toitu talvel mitte nii väga, siis kas teile näiteks sügisel, ma ei tea, näidati ka, et missugusi seini korjata ja kuidas neid valmistada? Otseselt mingit sellist tundi ei olnud, aga kui tegevväelastega räägid, lihtsalt ongi mingi punktist A punkti B jalutamine, siis räägid ikka ja siis saad väga palju huvitavat teada. Et kukeseened kattelokki ja? Kukeseened kattelokki ja hundinuia juurt ja jah. Meil siin tegevväelaste, väga head tegevväelased on meil väga targad ja siuksed väga kogenud, et neilt õpib väga palju kindlasti. Aga välikööki teil ei ole kindlasti, eks ju? Või on teil mõnikord juhtunud ka? Mõtlen ausalt, ma isegi ei ole näinud sellist asja. Ei ole näinud. Ainult unenägudes? Et kuivtoidupakid, see on nagu see põhiline ja maitsevad väga hästi. Ka harjub ära ja tekivad lemmikud. Mis on näiteks teil lemmikpakid? Ilmselgelt number 3. See on, ma arvan, kõigil suht lemmik. Ja, põhimõtteliselt. Aga alati pole saada, siis kõik pakid on head. Igas pakist on midagi, mis on kindlasti väga meeldib. On muidugi siukse, mis ei ole lemmikud, aga alati saab kõhu täis. Mis näiteks on siuke toit? Need raskemad toidud, lihtsalt toidud, mida metsas teha, ongi see, et keedad vee endale ära, kallad vee peale ja siis sööd seda, kui sul on mingi konservis asi, mida sa pead hakkama oma kattelokki määrima ja täpselt ja siis seda seal puhastada on päris rõve, et neid ei ole kõigi lemmikud just. Et seal ongi lihtsalt meie puhul peabki arvestama sellega, et ütleme, vesi kui selline ei ole nagu ütleme lõpmatu. Et kuna me kanname ise seda kõike kaasas, et saame mingi vahepeal täiendusi, eks ju, siis ütleme nõude pesemiseks vett leida või ütleme vett maha arvestada on selline võib-olla natuke patt isegi, et pigem on see, et sa pead hoiad joogiks ja söögiks. Pigem pead nagu tarbima seda vett selles mõttes. Et mingisugused selliseid võib öelda kaasnevaid tegevusi väga tihti teha ei saa lihtsalt. Aga kui lund maas on, siis on ikka luksus. Siis on vett nagu infinity. Paned priimuse käima ja priimus laulab. Priimus laulab, jah. Priimus laulab ja kõik laulavad. lõpmatu vesi.
Aga kui te mainisite, et te kannate seda vett kaasas, siis see tähendabki, et nagu ongi mingi rännakud kanistritega või siis ongi lihtsalt see, et teil on auto peal midagi või kuidas see välja näeb? Seljakotis hästi palju vett. Jah. Et oleneb jälle rännakust ja väljaõppetsüklist, et kui sa oled ainult, ütleme, jalgsi ja sul on kogu elu sinuga on kaasas. Sa võtad ikka nii palju vett kaasa, kui sa saad. Sa lõpuks jood selle ära, sul läheb ikka kergemaks, aga et see sul on lõpuks, alguses on mingi 2 ekstra liitrit kaasas, see päästab sind nagu kõvasti. Et jah, või siis on, auto peal juba on selline veidike parem, et sul on selles mõttes kanister kaasas, eks ju, et sa ei pea seda kandma. Aga kui on kott seljas, siis kannad kaasas ja vajadusel leiad juurde. Ojast, allikast? Näiteks. Eestis on suhteliselt puhas see vesi, pole nagu hullu. Kindlasti. Aga kui te mainisite, et tegevad on teile andnud selliseid ellujäämistarkuseid ja nippe, siis kui te jagaksite mõned kuulajatega ka, et näiteks mingid üksused, kes nii palju metsas ei ole või lihtsalt keegid huvilised? No põhiline võib-olla, kui siin nüüd mitte väga spetsiifikasse minna, siis üks asi, millest lähtuda, ütleme, ellujäämis situatsioonis on selline põhimõte nagu kilo alfa Victor tango äkki või, mis on põhimõtteliselt see, et mis järjekorras, ütleme, hakata asjadega tegelema. Et esimene asi on kaitse, kilo, siis see, et sa, ütleme, leiad endale mingisuguse kas või varjualuse, mingisuguse sooja koha, ma ei tea, kuivatad riided ära, kui vaja, et kui sul on see, et sul ei ole, kui sa oled nagu täiesti läbi külmunud, siis sul võib küll süüa või vett olla, aga nagu sa ei jää ellu. Ehk siis kaitse on nagu esimene asi, millega tegeleda. Siis on alfa, mis on siis, mis see nüüd oli Tomistena? Asukoht, jah. Ehk siis põhimõtteliselt ongi see, et kui sinu eesmärk on nüüd kuskile tagasi jõuda, siis asukoht, siis sa asukohastad iseenda ära ja põhimõtteliselt lähed teele. Jällegi, kui sul enda asukohta ei ole, kui sa ei suuda seda määrata, siis vee ja toiduga sul ei ole mitte midagi teha. Kokkuvõttes sa ei jõua kuskile. Kauem ühe koha peal lihtsalt. Jah, täpselt. Ja siis tuleb vesi ja siis tuleb toit alles. See toit läheb isegi muu alla. Ja, täpselt, et kõik muu. Toiduta tegelikult saab nagu väga pikka aega hakkama. Et pigem on nagu vesi on kriitilisem ja siis muidugi need muud asjad, mis ma mainisin. Jõuaksid tagasi enda omade juurde. Jah, põhimõtteliselt. Sellises nagu järjekorras. Tomiste, sul on mingid enda metsatarkuseid ka jagada? Niimoodi, Martini coveris väga hästi selle, aga niimoodi otseselt mul öelda ei ole, pigem oleks siuke praktiline näitamine oleks kergem, et näidagi näiteks, et kust ja kuidas kaevata näiteks metsast vett, kuidas alustada tuld ilma vahenditeta, kuidas siis ehitadagi seda kaitsealust endale, et kui sa läheksid öösel ellu, ongi öösel mingi -5 on väljas, et kuidas sa seal ellu jääd, et kuidas endale mingi onni ehitada ja mingi tulepeegel sinna niimoodi, et see tuli, mis sul läheb, ei läheks kõik laiali ja soojus raisku, vaid see ikka peegelduks sulle tagasi sinna, kus sa magad. Ehk siis sul on siiski magamise ajal, sa paned endale mingisuguse tule kuidagi põlema või kuidas see? No kui see on selline olukord, kus sa ütleme, et oled märg ja sul ei ole mingit varustust, millega ennast soojas hoida, siis sa pead tult tegema muidugi. Lükkab hästi. Aga see on muidugi selline hädaolukorra type olukord. Et põhimõtteliselt see on ainus olukord, kus me võime lõkata. Jah. Ja siis alustada ilma tule tegemisvahenditeta. See tegelikult leiab igasuguseid lahendusi. Näidati nagu päris palju, mis võimalusi on. Ja sinna juurde selles mõttes üks on see ellujäämise osa ja siis muidugi on kõik see osa, et kuidas siis nagu omade üksusteni tagasi jõuda, et see on ka nagu täielik selline teadus oma ette. Eraldi protseduur. Palju teil üldse jalgsi rännakuid on olnud ja kui pikki? Liiga palju, et lugeda. Ütleme nii, et NAK-i ajal oli, SPK ja NAK olid põhimõtteliselt iga laagri lõpus oli tavaliselt see. No jaa, pluss oli see ka, et näiteks NAK-i ajal meil oligi mingid ülesanded, kus me nädala sees käisimegi punktist A punkti B, et nagu midagi seal vahepeal teha, mingi ülesanne ja siis see terve see tee, kus me seal käisime, oli ikka ka kogu meie varustuses ja siis see ei olnud otseselt nagu rännak, aga see oli põhimõtteliselt oli tegelikult selles mõttes, et seal oli nagu see rännaku raske osa, oligi terve see nagu operatsioon, füüsiliselt raske, eks ju. Et mõni laager ongi, kus sa nagu täidad ülesannet ja põhimõtteliselt rändad ka terve aeg.
ma arvan, et suht igas laagris vist isegi on rännak olnud. SPK ja NAK vähemalt oli küll. Põhimõtteliselt oli, jah. Aga selles mõttes, olenevalt varustusest, mis meil kaasas on, et per laager selline mingi paarkümmend kilomeetrit võib-olla reviiega. Lõpurännak oli veits pikem. Lõpurännak oli veits teistsugune ka, aga jah, selline. Sellega harjub ära, nagu sul SPK esimesel mingi 6 aega võib sellega raske olla, aga siis sa päris kiiresti saad aru, et see lihtsalt ongi mentaalselt kinni ja natuke trenni taha, siis see on tõesti väga kergesti isegi sooritatav. Ja lõpuks on vorm hoigu ja igalt poolt tugev. Ja täpselt. Kas te olete pidanud kellelegi nagu vastutegevust ka tegema mingile üksusele? Meie vist otseselt ei ole. Aga siis NAK-i ajal meie autojuhid aitasid meid välja ja tegid meile, et siis NAK-ile tegid vastutegevust, ehk siis nagu me pidimegi varjatult liikuma, nemad sõitsid mööda teid ja nagu vaatasid, kas nad näevad kedagi. Ja te jäite peitu? Muidugi. Ikka. Või siis tegime varitsuse neile. Ja autojuhid pidid minema põgenema? Jah. Aga jah, muidu ei ole teinud nagu selles mõttes. Kui on, siis me käime kedagi teist luuramas võib-olla. Et meie nagu funktsioon väga vastutegevus ei ole. Ja, et nagu vastutegevus põhjust ongi ainult üksuse sised, kui ongi mingi drill vaja läbi harjutada. Jah. Aga vaatan, et varsti hakkab juba praegu meil 3 tundi seda juttu täis saama, et võtame veel ühe teema lõppu ka. Et mida on Luko teile andnud ja kuidas teid muutnud, kui mõtlete enda peale enne teenistust versus siis praegusesse hetkesse, et mida te tunnete? List on pikk. Iseloomu omaduste mõttes kindlasti, mitte ainult ka mulle, vaid ka teistele. Ma arvan, et kõik need asjad, mis ma siin loen, on selline enesekindlus, üldse enese väljendamise oskus. See, et sa julged rääkida, presenteerid, käske teed, sa teed kogu aeg presenteerid, eks ju, mingisugusele rahvale. Mõni inimene seda ei ole varem teinud. Siis, ilmselgelt teine asi on, selline vaimne tugevus. See, millest me siin oleme rääkinud. Pidevalt kombid piires ja saad just, et igesse mentaliteeti. Selline asi, et sa ei hakka nagu iga, keerulisema asja pärast vinguma, sest see vingumine ei viisi mitte kuskile, selles mõttes pigem ongi nagu see, et meil on raske, me teeme selle asja nagu koos ära ja see pigem nagu annab meile jõudu juurde. Ja eesmärk saab siis täidetud. Füüsiline vorm, muidugi. Ütleme siis jah, et kui sa varem oled jõusaalis käinud, siis jah, jõusaal ennab ka sulle, aga tegelikult pigem just vastupidavus ja jõusaalis sul ei ole seda, jõusaalis sul ongi just see, et sa paned oma kangi maha, teed 5 minutit pausi ja siis paned edasi, aga seal sükest asja väga ei ole. Et pigem selline crossfit, mis on nagu vastupidavus ja jõud on nagu koos, sest tegelikult ongi, üks asi on see, et sa võid nagu pikalt rännata, aga kui sul on selline olukord, kus sa pead tegema tuli ja liikumist ja nagu väga kiirelt liikuma ja ära jooksma kellegi eest, siis crossfit ongi see, et lähed põlvele, lähed püsti, jooksed, võib-olla pead, ma ei tea, keegi saab kuuli, pead teda kandma, eks ju. Kõiksugu nagu sellised asjad. Ja mida on andnud kindlasti, on nagu väga hea seltskond. Nagu tõesti. Vanusest nagu hoolimata, jumala ausad vennad on kõik. Et erinevatelt elu, ütleme siis, suundadelt. Elutappidelt igalt poolt üle Eesti ja väga normaalsed inimesed on saadud siia kokku ja kui ma üldiselt räägin, siis meie pildis, kui me käisime aspirantuuris, ma ütleks, et sealt sai väga hea juhtimisoskuse ja siis üldise kogemuse, mida tsiviilmaailmas on väga raske saada. Ma arvan, NAK-i ajal need, kes meil praegu on jaolemad ja meeskonemad, need said ka väga hea kogemuse, sest et tsiviilmaailmas, et saadagi endale ülema rolli justkui, et sul on inimesi, kelle eest saad vastutav ja nii edasi, siis sa peaksid tsiviilis ikka kõvasti tööd rügama, mis sul peab hästi palju algkapitali olema. Ehk siis hea seltskond ja palju nii füüsilist kui vaimset jõudu. Ja. Aga kui oskaksite öelda, mille poolest on Luko eriline, et mitte, kui nagu välja jätta just see tegevus, siis mis on veel Luko juures sellist erilist ja eepilist? Ütleme nii, et me ei tahaks nagu väga
väga nagu ütleme sellist erilist tunnet ka nagu tekitada, et meil vahepeal on ikkagi nagu selline, ma ütlesin ka, et me oleme ka nagu selles mõttes jalaväelased, me lihtsalt teeme natuke nagu teist asja, meil on teistsugune varustus. Aga mis on siin eriline, ongi, ma arvan, see ütleme, tööspetsiifika. See väike üksuse värk on nagu juba omaette, see annab sellist nagu omaette võib-olla nagu väljakutseid. Ja ütleme, need ülesanded, mis me nagu täidame, on nagu teistsugused, mis nagu minu jaoks ongi nagu väga, väga äge. See, et sa oled nagu iseseisev üksus, oled sa nagu rühm või siis sa oled jagu, kes on kuskil täiesti mingi uugametsas, eks ju, üksinda peab hakkama saama, võib-olla hakkab toit ka otsa saama ja siis sa nagu leia lahendus, mis sa nagu teed. Et selline nagu iseseisvus, ma ütleks, on nagu väga siin puhul nagu väga eriline. Rasketes olukorras hakkama saama, improviseerimine ja ongi iseloomu ehitamine, et mis kindlasti väga annab palju juurde. Sest tihtipeale sul ei ole tegevväelasi, kui sa oled kuskil sügaval metsas, kes tuleb sulle mingeid lahendusi pakkuma. Ehk siis tuleb väga loominguline olla pidevalt. Sina ise vastutad selles mõttes. Ja seda me siin väljaõppes nagu teemegi, et igast neid olukordi läbi mängida. See on nagu selles mõttes väga äge. Nii et keegi ei aini ka? Oi. Need, ei, aine meil ei ole. Mitte aine. Slange. Kes ainivad. Et ikka kõik nagu pingutavad. Sest nagu meil tõesti nagu igast võitlejast nagu loeb väga palju. Sest jällegi me oleme nii väike üksus. Igaüks on tähtis. Jaa. Aga tõenäoliselt ei tohiks enam kellelgi olla küsimust, miks tulla Lukosse teenijama. Et öelge lõpetuseks äkki mingisugune kõige ägedam juhtum, mis on teil toimunud ja siis mõni selline hea soovitus või mõte kuulajatele. Mõtleme natuke. Palju valikuid, jah. Äkki ägedam juhtum. Ma ei tea, kas ma võin seda öelda. Vist ikka võin. Siis kui meil oli see ellujäämislaager, siis me ajasid koerad taga. Nagu me õppisime, kuidas koerte eest nagu põgeneda. Aga meil olid nagu päris nagu need K9 koerad. Ja politseikoerad olid. Seda väljaõpet välja viima ja siis oligi see, et koerad ajasid taga. Kui leiti üles, siis tuli koeradega järgi ja siis sa ise said kas siis ära joosta või siis sa said neid kiirvalitsuse teha ja peatada nad. Et ongi see, et ütleme, meie eesmärk põgeneda ja siis sa kuskilt kaugelt metsast kuuled, nagu koerad hauguvad. Kohe häirekellad tööle. Ja siis kui sa kuskilt läbi soo kõnnid, siis nagu ilmselgelt nad jõuavad sulle järele, siis sul on mingi varustus ka seljas. Ja siis teedki talle, ütleme, tagasi varitsuse ja siis jooksed jälle minema. Ütleme, sarnaseid olukordi nagu väga palju on lihtsalt, mis nagu tekitavad väga suurt adrenaliini ja jällegi nagu selline asi, mis pärast nagu tagantjärgi räägid, et see oli nagu väga äge. Kui see vastas sellele küsimusele? See vastas sellele küsimusele täitsa. Ja sul, Toomiste, mis on sul selline kõige eredam lugu? Midagi, mis oleks appropriate siin öelda. Lugusi on palju, aga võib-olla siis ongi see, et kui olime metsas ja siis praegu selgi just hiljuti käisime siis julgestamas, minu rühm julgestas ühte ala, ise olime seal rühma siis ettekandeid vastu võtmas ja siis meile tehti kiirvaritsus. Ja siis me pidime ise hästi kiiresti sellele reageerima ja siis saime endale ühte kaevikusse sinna samasse lähedale joostud ja siis saime seal hoida ja üks hetk ikka suudeti meist üle joosta ja mind ennast suuti kinni võtta ja siis sealt läbi erinevate, mis ma olen õppinud, siis need sõjavangi trillid asjad,
et suutsin seal mõnda aega vastu panna ja siis seal liikumise ajal suutsin põgenema ka panna. Et see oli minu jaoks endal üks väga, väga ere lugu. See, kus sa seal selle noa võtsid? See, kus ma noa võtsin. Ma ei tea, kas ma tahan seda öelda. See on ägene. Jaa, ei tehtud seda vastase poolt seda protseduuri õigesti, otsitud mind läbi ja siis jätsin mulle ühe noa taskusse ja kuigi pandi mind kinni, hakati transportima ja siis vahepeal jäeti ainult 2 meest mind valvama. Ja siis ma sain selle noa endal taskust välja. Ja lõikas ennast lahti? No ma tõmbasin ennast lahti, meil õpetatakse taga, kuidas nipukaid lahti teha. Ja siis nii-öelda panin sellele valvurile noa siia rinna peale, ütlesin, et sa oled surnud ja siis panin ajama. Selliseid lugusid on nagu palju selles mõttes, et päris... Igav kindlasti ei hakka. Igav ei hakka. Aga suur tänu teile selle ägeda jutuajamise eest. Mul oli endal ka väga-väga huvitav rääkida. Oli meeldiv. Oli meeldiv. Selline siis oligi täna Sõdurilehe podcasti episood ja ma olen saatejuht Kapral Grünberg. Tänan siis tänaseid saatekülalisi ja ka kindlasti sind, hea kuulaja. Kui soovite podcastis kuulata veel mõnda teemat või mõnda kindlat isikut, siis andke sellest kommentaaris teada ja jälgige Kaitseväge Sõdurilehe nime alt ka Facebookis ja Instagramis oleme @kaitsevägi.edf. Järgimise episoodini!